Teate, mis ma tähele panin? Mul on 3 koera ja kui numeroloogia abil me saame inimesi iseloomustada, siis teate, mu 3 koera täpselt numeroloogia alusel, ma võin neid ka iseloomustada. Ehk siis tema, ta on hästi armas, ta on 25. päeval sündinud. Ta on hästi selline, kuidas ma ütlen, konkreetne, perehoidev, ta võib hästi palju mitut projekti korraga teha, hästi selline aktiivne koer. Siis on mul üks teine koer, tema on seal. Tema on sündinud 11. päeval ja see tähendab seda, et ta on hästi selline perekeskne koer ja ta panustab täiesti 100% ainult pere jaoks. Kui me siis õues näiteks nendega, ütleme siis 2 siis jalutame, siis tema võib täiesti vahepeal mind ära unustada, aga tema ei unusta kunagi mind ära, tema lihtsalt minu kõrval. Ja siis meil on veel üks 3. koer, kes on muidugi väga vana juba, aga tema on sündinud 19. päeval. Ja mis te arvate? Ma olen teile ennegi juba rääkinud, et need, kes on siis sündinud 1. päeval, 10. päeval, 19. päeval, siis nemad on sellised läbi seinte mineja. Ehk siis tema vana proua, tema 13-aastane meil juba, tema näitab andi esihambaid ja ta pole mitte millegiga rahul.